Seni, kuni mees autot tangib, ma mõtlesin, et ütlen paari sõnaga ka seda, et ma olen siin päris palju kuulnud, et kliendid, kes hakkavad maja ostma, teevad seda ilma juristita. Minu soe soovitus on see, et palun võta ikka endale jurist ja tegelikult igal maakleril, kes siin töötavad, peaks olema usaldusväärne jurist kõrval, kellega neil on ka kogemus töötades olnud. Ehk siis minu juristid on väga tublid, väga kiired, väga usaldusväärsed ja miks mul on 2 juristi on see, et kui osta Costa Liidale maja, siis me saame teha kõik protseduurid siin ja kui osta Costa Blanca poole, Oriohela Costasse, et siis minu jurist on seal, et siis saab seal kohe kiiresti kõik ära teha. Ehk siis mina ilma juristideta ei tööta, sest jurist on see, kes kontrollib kõik võlad, teeb kõik paberid korda ja nii on kõige turvalisem siin üldse kinnisvara osta. Jagame siis häid uudiseid ka, head vaatajad. Me oleme teinud siin Hispaanias ettevõtte PA Management, mille alla kuulub siis ka PA Cleaning Service ja käisime just kliendi kohtumisel suur elamu, mitme magamistoaga ja basseiniga ja sellel nädalavahetusel lähme siis tegema puhastusteenust. Tegemist on siis Norra klientidega ja mina siis teen sügavpuhastust masinaga laupäeval madrassitele ja pühapäeval siis läheme tegema siis suurt puhastust. Ja, aga ma räägin natuke võib, mis juhtus. Juhtus see, et vanapaarike ostis endale ilusa uusarendusmaja ja seal vist keegi oli juba natuke elanud. Ma ei saanudki aru, mingid vanad diivan seal oli ja mingid kapid. Ja siis nad kutsusid ennem, kui nad sisse kolisid, koristustiimi inglase ja poolaka vist. Ja nad said šoki, kui nad maja kätte said, siis nad kutsusidki meid appi, et teie profid, tulge vaadake, et kas see on koristamine. No tegelikult proual olid silmad märjad ja onu pühkis higi, et see ei olnud koristamine, nii et me lähme aitame, teeme neil ära ja meid soovitas siis meie lukuonu, kes meil lukke vahetas. Jagab meie flyierid Kreeg. Kahjuks Kreegist meie videosid ei näe. Aitäh, Kreeg. Ja meid juba teatakse siin, nii et miks te oleme jätnud usaldusväärne mulje? Jah, et kui seal on teisel pool ekraani vaatajaid, kellel on kinnisvara siin Costa Liida kandis, siis võtke ühendust, et me pakume selles mõttes alates võtmed kätte hooldusest, puhastusteenused, transport, kõik asjad. Nii et PA Management leiate Facebookist ülesse või siis PA Cleaning Service. Ja muideks, me saime täna enda särgid kätte. Me tegime nii ilusad särgid meie logodega, nii et kui me koristama läheme, siis me paneme need särgid selga. Just. Nii et jah. Hei, head Eesti kinnisvara investorid. Mul on väga hea meel teatavaks teha, et me oleme liitunud uusarendusega ja me pakume kõikidele investoritele eksklusiivse võimaluse osta eksklusiivselt mere äärte istekoht 3. Nii et võtke ühendust meiega ja me pakume teile võimalust nautida koos kopaga ilusat merevaadet. Kuule, räägi ausalt nüüd. Ei, ausalt, selles mõttes, et siia tuleb midagi. Jaa, siia tuleb uus arendus. Ja, aga sellega läheb aega. Tegelikult Merces on Brita koostöö partner ja kui tahate osta siia Costa Liidale kinnisvara, siis võtke ühendus Britaga
jah, jah , PA management . jah . nii . meil on uued särgid . PA Cleaning Service . ja siin on telefoninumber . ja me lähme täna kampasaali villat koristama . koristame villa ära , homme lähme koristama , ülehomme lähme koristama . ja kes tahab selliseid koristajaid endale , siis meie tuleme . me käisime täna koristamas ja Tšurro oli umbes 4 tundi üksi . ja nüüd ta sai oma papsi kätte , nüüd on nii mõnus siin olla . kas oli nii kurb üksi kodus olla või ? oi , niisugune nunnu paljuke . tal on täiesti mõnus olla siin . tal on soe ja joo , kus on munna ? me oleme nii vähe , jätame sind üksi , kuule , sa pead olema vahest üksi kodus ka . meil on kaamerad väljas , hea . näeme kõike . algul ulus täna vist või ? Olus jah . no midagi teha ei ole , kuule , me peame tööl käima ja me ei saa sind igale poole kaasa võtta . kes see tuli töölt ? kes see tuli tööl ? kuidas teil läks tööpäev ? Management . noh , läks hästi või ? jaa , selles mõttes , et klient rahul või ? mina või nemad . kas klient oli rahul ? klient oli väga rahul . paremini ei saanudki . tagasiside tuli 5 tärni või ? ah , homme anname tahvli , okei okay. . siis kui on tehtud . okei , sa võid tulla . nii . me saime soovituse , et kuidas trakse panna , nii et mulle kallale ei tunda . mul on lemmikmaiustused . ja vaatame , mis nüüd saab siis . teeme kõik samamoodi nagu kogu aeg . mina istun siia . ja siis siit poolt tuleb . nii . vaata , mul on kommi . mul on kommi . mul on kommi . nii . okei . okei , teine komm ka . näe siin , siin . okei . aitäh , kes sa soovitasid , see oli nii lihtne . 2 kommi ja ma ei saanudki hammustada . suurepärane , toimis . tubli poiss oled . aitäh õpetuse eest . ei olnudki pikka pidu . kas me lähme nüüd pisile ? tubli poiss . on esmaspäeva hommik ja meie alustame ka siis uut nädalat tegusalt . me siis PA Cleaning Service läheb siis ühte villat koristama , et anda viimane lift . ja nagu näha , siis õpime ka prantsuse keelt natukene , sellepärast et meil on prantslased naabrid ja tegelane Tšurro istub seal ja ootab pritsikut . sealt tuleb siis BA Cleaning Service Cleaning Management
number 2. Ja tööle. Sul läheb koju. Mis sa rääkisid sinna? Kõike paremat. Ootan, võta nüüd rahulikult, me sõidame 5 minutit sinna majani. Ja näitame täna ka, mis me seal, kus me teeme midagi. Eile oli siuke privaatkodu, et seal nagu proua oli ise kodus, siis vaata ei taha nagu päris kodu nagu filmida. Aga mis on rendikodud, et me võime ikka näidata. Kui meil läks 5 tundi. Jah. 5 tundi. Jah, aga me tegime ikka maksimum ja onu täna kirjutas, et nad on nii rahul meiega, saadavad meile feedbacki, 10 points. Ja ma arvan, et see tänane maja, mis me tegime, ei ole ka kunagi nii puhas olnud. Just. Aga lähme tööle ja näitame teile ka, mis me teeme. PA Cleaning Service alustab siis tööd. Maja on siis selline ja näitan siis... Ja, aga tead, et siin väljas on kaamerad. Võib-olla see ei ole väga hea mõte. Äkki me paneme siin kinni ja siis näitame toast midagi, seal vist ei ole kaameraid. Jah. Me siis oleme villakoristusel. Täna siis on selline villa, võtame jalast ära, et need on siseruumidest tehtud. Siin on tavaliselt sellised solaariumid, mis on nagu kinni ehitatud, et siin on talvel hea olla. Siuke mõnus istumiskoht. Ja siis siin on elutuba. Ja siis on siin söögiruum. Siin on köök. Siin majas on köök ilma aknata. Meile meeldib aknaga köök. Ja siis on üks magamistuba. Siin majas on siis 2 magamistuba ja 2 vannituba. Ja siin on siis 2 vannituba, mis on siis dušiga. Selline maja. Ma näitan siis väljast ka kohe. Nendel majadel on siis selline katuse terrass. Siin on hea pesu kuivatada. Selline päris suur. Suvel on siin mega palav muidugi. Siin saab mägesid vaadata. Ja naabri aedadesse. Kes seal on? Hallo! Basseinimees. Siin saab nagu ümber maja ringi käia. Siin on grilliala. Ja siis siit siin on gaasiruum. Ja siit saab siis ringi ka vaadata. Noh, bassein puhas või? Ja, bassein ära on puhas, kakkusi natuke rohtu. Siin on selline grilli, ei, see ei ole grilli, see on istumisnurk, grill oli teisel pool. Ja siis siin on bassein. Ja siin on baar. Siin saab mõnusalt chillida. Ja sealt läheb siis terrassile. Vaatame siit. Siit saab nagu mõlemalt poolt siis majale ringi peale teha. Grilliala. Selline maja. Mõtlesin, et ma tulen korraks siia külaliste tuppa, sest see on meil nüüd teema. Meil on tulemas sõpru, kes tahavad tulla meile siia külla ja siis me saame neid siia teisele korrusele paigutada. Et ma olen siis omadega nii kaugel, et WC-d on koristatud. Ja see on hea näide sellest, et mis kõik nüüd puudu on. Meil on dušisegistit vaja, WC-arjasid, vaibad maha, ilusad mingid šampooni või midagi. Siis
voodi korda, visata ära kõik mingid koledad vanad padjad. Siis sinna tuleb panna külalistele hommikusöögilaud, et nad saaksid mõnusasti hommikusööki süüa, päevitustuuli. Ja no see on ikka päris õudne. Üks hea asi, mis me saime valmis, on see, et meil on lukud vahetatud nendel 2 uksel ja külalised saavad ise eraldi sealt sisse tulla. Ja need on väga turvalised. Ma viskasin ära need koledad roosad kardinad. Diivan tuleb puhtaks teha, sellest tuleb teha teine magamistuba, sest kui 3 inimest tulevad külla, siis saab 1 inimene siin olla. Siit on natuke juba sodi välja viidud ja nüüd ma pean mõtlemagi, kas ma teen selle kööginurgakese siia või kuhu ma teen. Ja siis vannituba hakkab ka ilmet võtma ja siin ei ole ka dušisegistit. Aga see on ilusti siukseks nagu modernsemaks siis nii-öelda renoveeritud. Tahab ka siia vaibakesi panna, mõelda, kus see peegel läheb. Neid pruune kappe on siin lihtsalt igal pool väga palju. No mingi jube inglise pilt, selle ma võtan sealt kindlasti maha. Siis tuleb osta pirne lampidesse. Selle kapi ma sain just tühjaks. Siin oli mingi 100 miljon triljon voodipesu. Pooled viskasin juba minema. Ja kuna meil läheb nüüd ilm ilusaks, siis ma loodan, et seda airconni soojenduseks pole vaja kasutada. Praegu isegi ei tea, kas see töötab. Telekat pole kontrollinud, kas see töötab. Ja no ühesõnaga, me nüüd 2 päevaga proovime selle asja kõik siin korda teha. Ja siis näitame uuesti seda ruumi, kui see valmis on. Meil käib siin koristus suure hooga. Üks koristaja on seal. Me jõudsime koju ja pole isegi töösärke saanud seljast ära. Me koristame tööl, me koristame kodus. Nagu see koristus ei lõppegi mitte kunagi. Aga meile väga meeldib koristada. Sellepärast, et me oleme need. Me vaatasime seda Anu saadet ja seal öeldi nii hästi, et meile meeldib seda, mis seal oli, prügi leida või? No me oleme puhastusteenindajad, aga me satume nagu nii excitementisse nagu ärevusse kohe, et kohe nii mõnus on leida seda prügi ja sodi ja siis see kõik korda teha. Et me nüüd võtsime kätte ja äkki teeks oma koduga korda, kuule. Mis sa arvad? No peaks, pole ammu jõudnud koristada, nii et teeme nüüd enda koduga korda. Käimas on siis teise korruse renoveerimine. Vaatame, kas keegi tegelane on ka siin kuskil. Siin töö käib. Vannituba on ta puhtaks saanud. Ja näed, otsis taga patareide karpi. Tuli. Kus sa panid kõik karbid? Noh, kuhugi pand. Mis koer on? Väljas. Ta ei tule siia. Ja. Vaata, mis ta tegi. Sellepärast, et siin on koerakarvad ja ta märgistas enda kohe siia ära. No, see on seda, et siis tuleb see... Ta tegi mingi vahendiga ära, et see hais. Aga kas sa näed, et siin on tumbad ka või? Seal on tumbad. Need käid välja. Ma tead, et see voodi käib lahti. Jah. Hopp. Jah. Okei. Just. See on väga äge diivan, selles mõttes, kui see puhtaks teha ja selle saab ilusaks voodiks teha mulle. Jah. Ja mis sa teed? Tulin appi sulle. Ma hakkan ka siit kuskilt pihta, vaatan, kus see... Näe, seal on. Pärava juures on. Tšurra! Tšurra! Ma see telekat käima. Miks? Sellepärast, et siin on ainult pistid, vahetasin patareid ära.
sa ei lähe käima ja ma ei tea, mis siia veel kuskil, seal on mingid juhtmeid ja asju. Okei, ma vaatan kohe siis. Turuvärk. Me vaatame neid kalusid. Krevetti. Praegu ei osta kalu. €25 on Austria kilo. Oleme Porto Mazaranis ja eesti keelt. Tere, Jessica! See on juuksurisalang. Jah. Me läheme nüüd hoopis, ma leidsin siit ühe hambaravi kliiniku ja meil küsiti ka, et mis hambaravi siin maksab, et minul on Costa del Solis implantaadid installeeritud, kroon jäi panemata. Nüüd lähme vaatame, mis siin kroonid maksavad, et siis ma saan öelda, mis on hambaravi hindade erinevused. Ma arvan, siin on odavam. Me oleme tulnud, oleme poes juures, kus Brita läks poodi ja Brita tahab teha maksapasteeti. Ja nüüd tuleb teha kõne, ma arvan, sinu emale või minu emale, vahet pole, mõlemad on maksaprofid. Ma sain kilo 360 grammi maksa, 6 €. Aga ma ei tea, mis peab retsepti nüüd küsima, mis meil veel vaja on. Kuidas nad küsisid siis? Ma tegin translatoriga ja siis üks onu ütles, et ei, ma ei tea, ei. Ja siis ma panin pikem lause, et ma tahan teha Pasteeti? Ma tahan teha loomamaksast pasteeti, siis ta tõlkis nagu õigesti ära. Siis teine mees lendas tagant, jaa, lett täis ju, mis asja. Ma sain suure kanaka, saab pasteetida. Ma helistan nüüd emale, küsin, kuidas see retsept käib. See nüüd on see maks, mis ma siis sain. Ja nüüd emad vaatavad, et ma teen siin pasteeti, on ju. Esimest korda elus teen toorest maksast pasteeti ja mul on 2 kõige olulisemat asja puudu. Kallis Aivo ema, mul ei ole konjakit ja minu ema paneb tavaliselt minu teada muskaatpähklit, seda mul ka ei ole. Aga ma arvan, et olgu siis nii. Vaatame, äkki saab. Ja ma mõtlesin, ma teen algul 500 grammist, et kui läheb nässu, siis vähemalt ei lähe terve see hunnik. Mul on siin ikka väga palju maksa. Aga õhtuks teeme maksakastet keedukartuliga. Ja, vaatame, kuidas välja tuleb. Saabun poest koju ja mida ma näen? Mul on sissetungija. Ei saa ju teistmoodi. Naabritädi hõikas ka, et kui sa tuleks, peseks mul ka ära. Ma ütlesin, pole probleemi. Prantsuse keeles küsis, ma sain aru. Tõime Churrole täna natuke kingitusi ja talle meeldib see hambaharja kujuline närimispulk ja ta käib ja lihtsalt matab selle mulla alla aeda ära. Churro, seda närime toas, on ju? Sina pead selle ära peitma. Kuule. On nii või? Kui sa tahad peita seda? Ennem oli apelsiinipuu all, seal ei sobinud.
nüüd läheb kuhugi diivani vahele, ma arvan sellega. Nojah, muidugi. Sealt on vähemalt hea üles leida. Nojah, pane siis sinna. Keegi ei näe seda sealt. Ma lõpetan selle eilse hambaarsti juures käimise siis selle infoga, et ma sain hinnapakkumise. Kui ma alustasin oma ravi Costa del Solis, mul oli vaja siis teha ühesõnaga 3 uut krooni panna. Ehk siis 3 implantaati, 3 krooni ja ma sain Costa del Solis sellise pakkumise. Sellele asjale täishind oli 4979. Enne seda ma käisin veel Marbellas pakkumist samas, mulle öeldi 6000 ehk siis 2001 sammas. Tundub nagu kosmos. Siis ma tegin Sanitas kindlustuse, see on hambaravikindlustus, mida me maksime siis mingi 20 eurot kuus. Ja siis ma sain oma 3 hamba pakkumise 4481 eurot. Ma sain Costa del Solis ära paigaldada ainult 1 implantaadi, sest me juba pidime kolima. Ja nüüd me käisime siis eile, leidsime siit ühe väga mõnusa kliiniku, väga viisakad, kõik inglise keeles, Puerto de Mazarronis. Ja ma sain hinnapakkumise samal asjale 3375 eurot. Ehk siis kogu kubatusest veel 1100 eurot umbes alla. Ja nüüd mul on juba 24 märtsis pandud visiit, et ma saan nendele juba paigaldatud implantaatidele krooni peale ja siis saab ka teised asjad ära teha. Ehk siis ma ei tea, palju seal Eestis need implantaadid ja kroonid maksavad, pole mul õrna aimugi. Aga ma vähemalt leidsin endale arsti. See on tore.